Senator Bernie Sanders ründab taas Iisraeli, kasutades seda, mida mõned nimetavad juudina argumendiks, et survestada USA-d blokeerima relvamüüki juudi riigile. Ja kui see arutelu Washingtonis jätkub, paljastab uus välisministeeriumi raport, et Palestiina omavalitsus rahastab ja propageerib endiselt terrorismi, hoolimata lubadustest see lõpetada. Sukeldume sellesse tänases saates Judication. Vermonti senator Bernie Sanders kasutab oma juudina kaarti, et toetada poliitikaid, mis kahjustaksid Iisraeli riiki. Sa tead, millest ma räägin, eks, kui ma räägin juudina kaardist? Neid inimesi võib leida igalt poolt sotsiaalmeediast. Nad ütlevad asju nagu: juudina ma ei toeta Iisraeli. Juudina arvan, et Iisrael on kuri ja nii edasi. Need inimesed tõmbavad välja oma juudina kaardi, justkui oleksid nad ainuüksi juudidena äkitselt eksperdid selles, mis toimub Iisraelis ja siin Lähis-Idas. Oma hiljutises arvamusartiklis ajalehes The Guardian ütleb Sanders: ma olen uhke juudi päritolu ameeriklane, kirjutab ta, enne kui jutustab oma perekonna ajaloost holokaustis. Teisisõnu, ta peab olema ekspert või juudi rahva esindaja, sest tema perekond oli seotud holokaustiga. Või kui ta on holokausti üle elanud juut, siis kõik, mida ta sellest hetkest alates ütleb, peab olema õige. Ja mida tegi siis Sanders? Ta väitis, et USA peab blokeerima relvamüügi Iisraeli riigile. Vaatame seda klippi. Ja sellepärast, härra president, esitan ma täna 2 taunimist väljendavat ühisresolutsiooni. See on ainus ametlik mehhanism, mis kongressil on relvamüügi blokeerimiseks. Nüüd tagasi Sandersi arvamusartikli juurde. Nagu selgitas doktor Renat Harash meediavalveorganisatsioonist Honest Reporting, tunnistab Sanders, et Iisraelil oli täielik õigus vastata Hamasi rünnakule, viidates 7. oktoobri 2023 veresaunale. Aga ta pöörab kohe teemale ja väidab, et Iisrael peab kogu Palestiina rahva vastu laastavat sõda ja mida eksperdid on õigesti nimetanud genotsiidiks. Need on senator Sandersi sõnad. Tegelikult ei uurita, kes need eksperdid on, ega arutata genotsiidi õiguslikku määratlust, mis nõuab tõendatavat kavatsust hävitada rahvas, mitte lihtsalt sõja käigus liiga suureks peetud tsiviilohvrite arvu. Vastukäivad õiguslikud hinnangud jäetakse tähelepanuta. Süüdistust esitatakse, korratakse ja seejärel kasutatakse seda poliitika alusena. Harash ütleb, et sama arvamusartikkel märgib ühes reas, et Hamas tappis üle 1200 süütu mehe, naise ja lapse ning võttis 100 pantvange. Aga seda käsitletakse taustana, mitte põhjusena. Veresaun, mis sõja vallandas, tunnistatakse küll ära, kuid see jäetakse sisuliselt kõrvale, justkui oleks Iisraeli vastus tekkinud vaakumis. Sealt liigub Sanders poliitika juurde. Ta teatab, et sunnib senatit hääletama 2 vastuseisu väljendava ühisresolutsiooni üle, et blokeerida relvamüüki Iisraelile. Üks neist puudutab $151 miljoni väärtuses 1000 naelaseid pomme, teine blokeerib $295 miljoni väärtuses buldoosereid. Need ei ole kaitserelvad, väidab ta. Need on etnilise puhastuse vahendid. See hääletus toimuski eelmisel nädalal senatis. See ei läinud läbi, jumal tänatud. Siiski tuleb märkida, et 40 demokraatide senaatorit hääletas selle eelnõu poolt. See peaks kõigile näitama, millisel seisukohal on tänapäeval USA demokraatlik partei Iisraeli suhtes. Kui kurb. Nüüd tagasi Sandersi kommentaaride juurde relvade kohta. Harash ütleb, et selline esitlus on otsene tegelikkuse moonutamine. Need samad laskemoonad, mida Sanders hukka mõistab, on tänapäevases sõjapidamises tavalised ja neid kasutatakse just seetõttu, et need võimaldavad sihitud lööke tugevalt kindlustatud positsioonide vastu, kust Hamas tegutseb. Teisisõnu väidab Sanders, et ta hoolib Gazas elavatest araablastest ja moslemitest. Tõesti või? Nii et araablaste elude päästmiseks tahad sa veenduda, et Iisrael ei saa täppislöökideks vajalikke relvi. Kas sa vihjad, et Iisrael peaks hakkama kasutama ebatäpseid relvi? Muidugi tuuks see Gazas kaasa rohkem ohvreid. Kas see on see, mida Bernie Sanders tahab? Või äkki ta vihjab, et Iisrael ei peaks üldse reageerima? Vabandust, senator, me ei lase terroristidel vabalt ringi liikuda. 7. oktoober ei kordu enam kunagi.
Veel üks põhjus, miks ma selle teema jutuks võtsin saates nimega Judacation, siin on senaator Sandersi hiljutine säuts, ta ütleb, et see ei puuduta ainult Gazat, Iraani ja Liibanoni. Nii-öelda läänekaldal ehk Juudamaal ja Samaarias alates oktoobrist 2023. Sandersi sõnul on Iisraeli sõdurid ja asunikud tapnud 1071 palestiinlast, lammutanud üle 6000 kodu, rajanud 200 ebaseaduslikku eelposti ning ta ütleb, et USA sõjaline abi Iisraelile peab lõppema. Sanders on vastu sellele, et iisraellased end igal rindel kaitseksid, olgu see Liibanonis, Iraanis või Juudamaal ja Samaarias. Ja mida ta teeb? Juudina jagab ta muidugi võltsitud statistikat, tõenäoliselt ÜRO andmeid, väites, et Iisrael kahjustab korduvalt araablasi ja moslemeid Palestiina omavalitsuse all. Statistika on võits ning loomulikult arvestab ta nende surnud araablaste hulka ka IDEF-i sõdurite poolt tapetud terroristid. Ta ei tee üldse vahet terroristide vastu suunatud vajaliku enesekaitse ja teiste inimeste vahel, kes võisid hukkuda. Senator Sanders, häbi sulle! Võib-olla oled sa mõnda inimest petnud või kaastunnet kogunud oma juudina peetud kõnedega, artiklite või säutsudega. Aga need inimesed üle kogu maailma, nii juudid kui mittejuudid, kellel on kindel moraalne kompass, saavad aru erinevusest hea ja kurja vahel. Nad mõistavad Iisraeli riigi ja selle moraalse armee õigust kaitsta Iisraeli rahvast. Nad mõistavad, et Iisraeli kaitsevägi kasutab täppismoona, samal ajal kui teised riigid, näiteks Iraan, kasutavad kobarpomme, et tappa võimalikult palju tsiviilisikuid. Kas te näete erinevust, inimesed? Senaator Sanders, te mängite oma juudina kaarti. Mul on ainult üks asi öelda. Häbi. Mind huvitab, kas Bernie Sanders hakkab seda arutama. Washington Free Beacon avalikustas, et USA välisministeerium esitas kongressile salastatud raporti, milles ametlikult tuvastati, et Palestiina omavalitsus jätkab terrorismi toetamist ja rahastamist ning maksab terroristidele palka. Muidugi räägime siin PA enne tapmise eest maksmise programmist, mille raames makstakse terroristidele tasu vastavalt sellele, kui palju juute nad tapavad. Mida rohkem veretööd, seda rohkem raha saavad nad ja nende pered. Aruande kohaselt ei jäta USA välisministeeriumi järeldused kahtlustki, et Palestiina omavalitsus on rikkunud pikka nimekirja lubadustest, mis on antud Ameerika Ühendriikidele ja Euroopa valitsustele. Hoolimata Palestiina omavalitsuse juhi Mahmoud Abbasi 2025. aasta avaldusest, et Pay to Slay programm on tühistatud. Tegelikult jätkas Palestiina omavalitsus sadade miljonite dollarite ülekandmist vastloodud sotsiaalhoolekande ameti kaudu, mis nüüd toimib kanalina terroristidele ja nende peredele maksete tegemiseks. Need järeldused ilmesid umbes 6 kuud pärast Gaza relvarahu algust ja Palestiina omavalitsuse lubadust USA presidendile Donald Trumpile, et ulatuslikud reformid ja Pay to Slay programmi lõpetamine muudaksid Palestiina omavalitsuse elujõuliseks alternatiiviks Gaza sektori valitsemisel. Välisministeeriumi aruanne tõestab, et Palestiina omavalitsus rikkus neid lubadusi tahtlikult ja jultunult. Lisaks terroristide palkade otsesele maksmisele toob aruanne esile Palestiina omavalitsuse jätkuva vägivalla õhutamise ja ülistamise, sealhulgas haridussüsteemis, ametlikes sotsiaalmeediaplatvormides ja Palestiina omavalitsuse meediakanalites. Aruanne osutab ka terrorismi toetamisele haridusliku sisu ja suvelaagrite kaudu, mis sisendavad lastele džihadistlikku ideoloogiat. Välisministeeriumi aruanne märgib samuti, et Palestiina omavalitsus rikub otseselt Oslo leppeid, edendades ÜROs ühepoolseid samme niinimetatud Palestiina riigi loomiseks ja algatades kohtuasju rahvusvahelistes tribunalides, mis mõlemad on Oslo lepinguga selgesõnaliselt keelatud. Aruanne märgib ka, et Palestiina omavalitsuse kõrged ametnikud on püüdnud takistada Abrahami lepingute laienemist, toetades boikotte ja püüdes Iisraeli isoleerida. Rahvusvahelisel areenil on need tegevused, mis rõhutavad Palestiina omavalitsuse ebasiirust. Need tegevused viisid selleni, et USA välisministeerium keelas Palestiina omavalitsuse kõrgetel ametnikel osaleda ÜRO Peaassambleel möödunud septembris. Meil on kogu see teave tänu Regavimi organisatsioonile. Regavim ütles, et Palestiina omavalitsus on terroristlik üksus, mis on aastakümneid rahvusvahelist kogukonda petnud. Kongressile esitatud aruanne on veel üks lüli pikas tõendite ahelas Palestiina omavalitsuse reeturlikkusest.
Veel üks paljudest paljastustest, mis on viimastel aastatel kogunenud. Ülikondade, lipsude ja tühjade lubaduste taga president Trumpile jätkab Mahmoud Abbas mõrvamasina rahastamist $100 miljonite. Iisraeli riik peab lõpetama terroristide kasutamise alltöövõtjatena meie julgeoleku tagamisel. Üksus, mis koolitab lapsi džihaadiks ja suvelaagriteks, ründab Iisraeli rahvusvahelistes foorumites ning õõnestab korduvalt Abrahami kokkuleppeid, on igas mõttes vaenlane. Iisraeli valitsus, olles Iraanis näidanud, et oskab oma vaenlastele vastu astuda, peab tegutsema viivitamatult nende vastu, kes töötavad meie eksistentsi õõnestamise nimel vaid mõne meetri kaugusel meie kodu uksest. Sõbrad, PA peab kaduma. PA maksab terroristidele, et nad tapaksid juute. PA pole kunagi olnud huvitatud rahust, vaid on püüdnud Iisraeli hävitada etappide kaupa. Millal me lõpuks ütleme, et aitab küll ja lõpetame nende terroristide ja ülikondlaste legitimeerimise. See on kestnud juba liiga kaua. Aitab küll. Liigume edasi. Hatzalat, Judea and Samaria, tuntud ka kui Rescuers Without Borders, teatab, et sel laupäeva hommikul, Shabbatil, umbes kell 7, Duma araablastest mässajad ründasid juudi karjast Givot Davidi talust. Karjamaadel rünnati teda nuiede ja kividega. Ta viidi koljuluu murruga Sharet Sedeki haiglasse. Vaadake seda õõvastavat fotot Davidist pärast seda, kui araablased teda ründasid. Tema ainus kuritegu oli olla juut ja viibida Samaarias oma karja eest hoolitsedes. Eraldi juhtumis Duma piirkonnas rammis araablane umbes kell 9:40 hommikul tahtlikult Rangeri sõidukit. See on nagu ATV. Seda juhtis Miktam Ledavidi talu omanik, kes kiirustas karjusele appi pärast seda, kui märkas tema poole lähenevaid inimesi. Kokkupõrke tagajärjel sai juht tuuleklaasist peavigastuse, kuid otsustas mitte evakueeruda, et jääda ja talu turvata. Inimesed, te nägite fotot, see on äärmiselt häiriv. Kuidas rünnatakse juute, kes on karjased, kes on väljal? Keegi ei pööranud sellele peavoolumeedias tähelepanu. Ma ei näinud, et ÜRO oleks sellele reageerinud. Ma ei näinud, et ükski vabaühendus oleks seda hukka mõistnud. Ma ei näinud esiuudistes, isegi mitte Iisraeli meediakanalites, seda pilti, mida me teile just näitasime sellest rünnatud juudi karjasest. Ainult juhtudel, mida nad nimetavad asunike vägivallaks, ainult siis, kui see juhtub, kui juut, isegi kui see on enesekaitse, reageerib jõuga, saab sellest esiuudis. Sellest saab päeva tähtsaim uudis. Sellest saab meedia ja maailma kogukonna kinnisidee. Aga kui juut saab viga, ja ma ei taha kunagi, et juudid oleksid siin ohvrid, aga kui juut saab viga, siis valitseb täielik vaikus. Ja lisaks sellele, et see härrasmees sai haavata, tänu Jumalale, et temaga saab kõik korda. Tahtsin näidata kõigi nende silmakirjalikkust, kes on kinnisideeks võtnud rääkimise niinimetatud asunike vägivallast. Aga kui juut saab viga, siis, nagu ma ütlesin, täielik vaikus. Liigume edasi. Rahandusminister Bezalel Smotrich oli sel nädalal taas uudistes seoses Juudamaa, Samaaria ja Gazaga. Smotrichil on muidugi ka Kaitseministeeriumis ministri roll. Iseseisvuspäeva pidustustel Samaaria Bruchini kogukonnas ütles Smotrich, et Iisrael naaseb Gush Katifi asundusblokki. Kui sa mäletad, siis Iisrael lammutas kõik juudi kogukonnad. Meie valitsus tegi seda Gazas 2005 aasta väljasaatmise raames ja tõmbas kõik 9000 Iisraeli elanikku nendest kogukondadest välja. Nüüd, mida me sellest katastroofilisest veast saime? Me saime 7. oktoobri veresauna. Iisraelil ei olnud enam Gazas sõjalist ega tsiviilset kohalolekut. Hamas võttis võimu üle ja kulutas kogu oma aja, energia ja ressursid 7. oktoobri rünnaku kavandamisele. Nüüd tagasi Smotrichi juurde. Ta kiitis Iisraeli praegust valitsust tõelise revolutsiooni eest, kuulutades välja vähemalt 100 uut juudi kogukonda Juudamaal ja Samaarias. Oleme sellest varem saates rääkinud. Tuletame ka meelde, et 2005. aastal lammutas valitsus 4 kogukonda, 4 juudi kogukonda Põhja-Samaarias. Neid kogukondi taastatakse praegu ning räägime sellest lähemalt juba mõne minuti pärast. Smotrich ütles, et nende kogukondade taastamine on väljasaatmisega tehtud ülekohtu ajalooline heastamine. Ta kuulutas,
Me oleme koju naasnud ja seekord igaveseks. Smotrich ütles, Ja nii nagu me naaseme Põhja-Samaariasse, naaseme ka Gush Katifi. see on Gazas. Ta tsiteeris edasi prohvet Jeremiat ja tema ennustust Iisraeli tagasipöördumisest oma maale. Ta ütles, et täna siin Samaarias ei ole lohutusennustused enam unistus, vaid vaade aknast. Ennustused võtavad kuju kraanade ja traktorite, põllumajanduse ja kodude ning tänavatel mängivate poiste ja tüdrukute näol. Ma loodan, et minister Smotrichil on õigus. Ma ei tea, kui kaua see aega võtab, aga pole mingit põhjust, miks araablased võivad Gazas elada, aga juudid ei või. Täpselt nagu ma alati vaidlen vastu neile, kes pooldavad ainult araablaste õigust elada Juudamaal ja Samaarias. Pole absoluutselt mingit põhjust, miks araablased võivad elada Juudamaal, aga juudid ei või. See oleks rassism ja see lihtsalt ei ole loogiline. Nagu ma mainisin, siis sel nädalal tuli ajalooline teadaanne. Pärast 21 aastat on oodata, et meie enda valitsuse poolt 2005. aastal hävitatud juudi kogukonnad Ganimis ja Kadimis taastatakse sel suvel. See on suurepärane uudis. Teade tuli pärast valitsuse otsust, mida juhtisid Smotrich ja kaitseminister Israel Katz. See tuli ka vaid mõni päev pärast seda, kui iisraellased naasid Sanuri kogukonda, mis samuti evakueeriti niinimetatud lahkumise käigus Põhja-Samaarias. Mulle ei meeldi kasutada selle sõna lahkumine. See jätab mulje, nagu oleksid elanikud seal vabatahtlikult lahkunud rahu lootuses. Valitsus lahkus nendest piirkondadest, kuid kogu see kontseptsioon, et juudid on ühel pool ja araablased teisel pool, mingit tara või seina, ei toimi. Me nägime seda 7. oktoobril, kui tarad murti läbi. See kogu meie siin, nemad seal mentaliteet Iisraelis lihtsalt ei toimi. Vabandust, et kaldusin teemast kõrvale. Tõeline fookus siin on see, et Iisrael naaseb taas Põhja-Samaaria piirkonda. See on suurepärane uudis kogu riigile. Liigume edasi. 4-aastane Iisraeli laps sai sel neljapäeval kergelt vigastada, kui araabia terroristid viskasid Samaaria piirkonnas kive auto pihta, millest ta sõitis. Tänu jumalale olid vigastused kerged. See oleks võinud palju hullem olla. Araablased, kes viskavad kive, võivad tappa. See on varem juhtunud. Juudi lapsi, naisi ja mehi on kivirünnakutes tapetud. Vaadake seda õõvastavat pilti organisatsioonilt Rescuers Without Borders. Kas suudate ette kujutada sellist reaalsust, kui te elate näiteks New Jersey piirkonnas, olete Garden State Parkway'l ja keegi viskab teie auto pihta suuri kive? Vaadake selle augu suurust esiklaasis. See on kestnud juba peaaegu 40 aastat, kui mitte kauem. On hullumeelne, et me pole suutnud sellele heidutust luua, aga mul on lootust. Ühel päeval see lõpeb. Me lihtsalt peame otsustama, et aitab küll. Eelmisel nädalal rääkisin ma sellest, kuidas Tennessee osariik võttis vastu seaduseelnõu, millega kasutatakse ametlikes osariigi dokumentides läänekalda asemel termineid Juudamaa ja Samaaria. New York Forwardi andmetel on oodata, et Tennessee kuberner Bill Lee kirjutab selle seaduseelnõus seaduseks, rakendades seda nõuet osariigi õppevahenditele, sealhulgas õpikutele ja kursuste kirjeldustele. Seaduseelnõu kohaselt on termini läänekallas kasutamine teadlik katse kustutada Juudamaa ja Samaaria juudi identiteeti ning varjata juudi rahvas sügavaid ajaloolisi, usulisi ja õiguslikke sidemeid selle maaga. Kui keegi teist vaatas eelmisel nädalal saadet ja võttis aega, et helistada kuberner Lee büroosse ning julgustas teda seaduseelnõule alla kirjutama, siis tubli töö. Osariikide hulgas, kes sel aastal sarnaseid seaduseelnõusid esitasid, on Alabama, Arizona, Florida, Oklahoma, Utah ja Lääne-Virginia. Loodame, et paljud teised osariigid võtavad lähitulevikus vastu sarnaseid seadusi. Sõbrad, seda kutsuti 2000 aastat Juudamaaks ja Samaariaks. See muutus läänekaldaks Jordaania ebaseadusliku okupatsiooni ajal selles piirkonnas aastatel 1949–1967. Ärme anna propagandistidele võitu, teeseldes, et meie esivanemate piibellik südaala on kuidagi Jordaania läänekallas. Ja sellega lõpetame tänase Judeocationi. Minu nimi on Josh Haston, JNS Newsi korrespondent. Tahaksin tänada inimesi, kes töötavad siin JNS TV telgitagustes. Produtsent Barbara Kamanovit, insener Arn Vogalanterit, Zach Sikermani, Ryan Lifshitsi, jaamajuhti Juri Svetskit ning videomonteerijad Olga Senatovit. Suur tänu, et meiega liitusite. Kindlasti külastage JNS TV-d, et saada kogu suurepärast sisu, mida pakutakse. Tellige, saatke meile super thanks ja muidugi külastage gns.org, et saada kõige värskemaid uudiseid Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast.
soovin kõigile toredat nädalat. kohtume teiega järgmisel nädalal siin Judeocationis, JNS TV-s.